Ameerika uudised teatavad, et Ühendriikide justiitsministeerium uurib, kas Ameerika julgeolekuasutused president Trumpi telefonikõnesid pealt kuulavad. Mina seda ei kahtle ja ma seletan, miks. Kui Trump astus ametisse, temal ja tema ministritel olid väheseid valitsemiskogemusi. Sellepärast polnud väga üllatav, kui uuel valitsusel läks mõned asjad viltu. Kohtuotsused tühistasid Trumpi moslemite sisserände keeldu, uudisteagentuurid avaldasid ebameeldivaid telefonikõnesid Ameerika liitlastega, Trumpi administratsioon eksis Suurbritannia peaministri eesnimega ja mõned pressiesinemised olid lihtsalt häbiväärsed. Üks sürreaalne sündmus oli lavastatud ministrite koosolek, milles ministrid kiitsid oma kallist liidrit. Greatest privilege of my life is to serve as vice president to a president who's keeping his word to the American people and assembling a team that's bringing real change, real prosperity, and real strength back to our nation. Deeply honored, and I want to thank you for keeping your commitment to the American workers. I can't thank you enough for the privilege that you've given me and the leadership that you've shown. We thank you for the opportunity and the blessing that you've given us to serve your agenda. I want to thank you for that. These are great team members, and we're on your team. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you very much. Kui Ameerika uudisteagentuur Associated Press kirjutas just sellest ministrite miitingust, nad lisasid artiklile juurde, et uue valitsuse riigi julgeolekunõunikud otsisid informatsiooni Poola sissetungist Valge-Venemaa territooriumile. See oli vägagi imelik, sest kusagil polnud leida tõendid, et sellist sissetungi oli toimunud ega ka Poolal plaanis. Ja veel murettekitavam ja imelikum oli uudiste selgitamata päritolu. Terves maailmas ainuüksi avaldas muret, et Poola tungib Valge-Venemaale kallale, oli Vladimir Putin. Sellel ajal Putini GRÜ või Vene sõjaväe luuredirektoraat oli täies hoos desinformatsioonikampaaniaga, millega proovisid Valgevenet mõjutada Poola vastu. Poola ei esitanud Valgevenele mingit ohtu. Mitte ükski lääne valitsus polnud Poola ohust huvitatud ega selle väitest välja teinud. Välja arvatud tuli uus Trumpi valitsus. Esimestel 2 nädalal Trumpi valitsus ei teadnud, et Suurbritannia peaministri eesnimi oli Theresa. Uus Ameerika valitsus segas Hiina mandri ja Taiwani valitsused. Ja kui uus valitsus ei teadnud neid olulisi fakte, kuidas nendel tekkis mure, et Poola ründab Valge-Venemaad? See oli ju Putini väljamõeldis. See oli desinformatsioonirünnak, et hoida Valge-Venemaad Putini orbiidis. Aga esimese 2 nädala jooksul oli Poola sissetung uue Ameerika valitsuse julgeoleku prioriteediks. Pidage see meeles, sest selliseid imelikke juhtumeid on veel. 1917. aasta kevadel president Trump avaldas vabatahtlikult Fox News kanali intervjuus, et Montenegro rahvas on ebatavaliselt sõjakas ja USA peab olema valvel, et Montenegro ei alusta 3. maailmasõda. Montenegro is a tiny country with very strong people. Yeah, I'm not against Montenegro or Albania. No, by the way, they're very strong people. They're very aggressive people. They may get aggressive, and congratulations, you're in World War III. Trump vaevalt oskab võõrriikide nimesid hääldada, aga oskas Montenegro rahvast iseloomustada.
Ma kardan, et Trump ei oskaks kaardi pealt näidata, kus Montenegro asub. Sellel ajal Trump ei teadnud, et India ja Hiina vahel on riigid Bhutan ja Nepal. Kui kaardi pealt neid riike näidati, Trump hääletas nende nimesid nagu button ja nipple, nööp ja nibu. Aga intervjuus nõudmata Trump oskas iseloomustada Montenegro elanikke. Mitte iialgi ei usu mina, et Trump oskaks iseseisvalt iseloomustada Balkani maid. Montenegro on väike riik, mille elanikkond on Eestist väiksem. Aga Montenegros oli peaaegu riigipööre samal päeval, kui nendel oli Riigikogus valimised. Riigipööre sooritajate plaan oli Riigikogusse sisse tungida ja peaministrit arreteerida. Oleks arreteerimine ebaõnnestunud, oli plaan peaministrit tappa. Paar päeva enne riigipööre katset üks koputaja teatas politseile plaanidest ja mingi tosin mässulist võeti kinni. Tänu koputajale teame, et riigipööre polnud mingi juhusliku jõugukava, vaid see oli Venemaa GRÜ ettevõtmine. Putini sihtmärk oli peatada Montenegro NATOsse astumise. Kremlini oligarhid samal ajal rahastasid Vene opositsiooni Montenegros, et tõkestada NATOsse astumist. Riigipööre ei õnnestunud. Montenegro astus NATOsse ja peaminister, kes pääses mõrvast, ilmus oma esimesel NATO koosolekul, kus sattus Ameerika presidendiga kokku. Jälgige, mis siin juhtub. Ameerika president lükkas Montenegro peaministrit eest ära. See oli nii imelik pilt. Sellist vaatepilti pole kunagi rahvusvahelises koosolekul nähtud. Miks Ameerika uus president hoolib väikese riigi peaministrist? Mis tal Montenegro vastu? Miks Ameerika president avalikult iseloomustas Montenegro rahvast sõjaliseks? Rahvusvahelistes suhetes on raske veidramat asja välja mõelda. Montenegro sõjaliseks nimetamine pole mingi USA välispoliitika. Pole võimalik, et Ameerika president loeb sellist informatsiooni julgeolekubriifingutes. Pole kedagi USA kongressis, kes sosistaks Trumpile, et sõjakad montenegrolased ähvardavad kolmandat maailmasõda. Ainus koht maailmas, mis sellist desinformatsiooni levitaks, on Vladimir Putini Kremlin. Sama mees, kes sosistas Trumpile, et Poola ründab Valgevenemaad, sosistas kah Trumpile, et Montenegro on maailmakorrale ohtlik. Natuke hiljem, 9. mail 2017. aastal Trump vallandas FBI direktorit James Comeyt, sest Comey uuris Venemaa kontakte Trumpi valimiskampaaniaga. Järgmisel päeval, 10. mail, Trump võõrustas Vene välisministrit Sergei Lavrovi ja Vene suursaadikut Sergei Kisljaki Valge Maja ovaalkabinetis, sest Putin oli palunud sealset vastuvõttu telefonikõnes. Ilmselt sel ajal julgeolekuorganid presidendi kõnesid pealt ei kuulanud, sest riigi julgeoleku direktor Dan Coats tunnistas, et temal polnud varem teadmist ovaalkabineti kohtumisest. Ja see kohtumine oli omamoodi veider. Mitte ainult polnud Ameerika julgeolekuorganid teadlikud miitingu kavast, vaid kah kõik USA julgeolekunõunikud olid keelatud miitingul. Keeld ulatas kah Ameerika meediale ja mitte ühtegi reporterit ega fotograafi ei lubatud venelastega miitingule. Ainuke rekord, mis eksisteerib ja ainsad pildid, mis on miitingust ilmunud, on tänu Vene uudisteagentuurile TASS
mida lubati presidendi ovaalkabinetti. Ainult tänu Vene meediale saime teada, et miitingul Ameerika president lobises välja Iisraeli salaja kogutud informatsiooni ISISi kohta, mis polnud venelastele ja süürlastele enne teada. Minule jääb selgeks, et informatsiooni jagamine polnud ainult ühepoolne. Trump jagas venelastega õiget informatsiooni, samal ajal kui Putin jagas Trumpile desinformatsiooni. Helsingi tippkohtumisel ootamatult ja arusaamatult Trump pidas jälle üksinda läbirääkimisi Vladimir Putiniga. Jälle polnud ühtegi julgeolekunõuniku kohal. Mingid USA meedia esindajad polnud kohal. Trumpi tõlk keelati avaldama kõneluste sisu. Oleme kõik näinud pressikonferentsi, mis järgnes, aga selle pressikonferentsiga on ka seletust nõudev intsident. Jälgime täpselt küsimuste ja vastuste järjestust. Reporter küsib, president Putin, kas teie soovisite, et president Trump võidab valimistel ja kas teie käskisite oma ametnikke seda abistada? Putin vastas, jah, seda ma tahtsin. They all can be found in an President Putin, appropriate did you want legal President framework. Trump to win the election, and did you direct any of your officials to help him do that? Да, я хотел, чтобы он выиграл. Потому что он говорил о нормализации России. Aga vaadake nüüd, kuidas Valge Maja veebilehel seda juhtumit näidatakse. Reporteri küsimus on kärbitud. Ja kas teie käsksite oma ametnikku seda abistada? Valge Maja kustutas riigi arhiivist nii paberilt kui ka videolt küsimuse president Putin, kas teie soovisite, et president Trump võidab valimistel? Options abound. And they all can be found in an appropriate legal framework. And did you direct any of your officials to help him do that? Да, я хотел, чтобы он выиграл. Yes, I did. Yes, I did. Tänapäevani on Valge Maja veebilehel kirjalikult ja videol moonutatud ärakiri tõelise juhtumi asemel, kuigi mitmed ajalehed on seda märganud ja avaldanud. Mul on jäänud veel üks Trumpi kahtlane riigivastane seisaks silma. Võib-olla teie mäletate kah, et aasta alguse poole uudisteagentuur NBC uudised avaldas, et Valge Maja käskis Pentagoni planeerida sõdurite lahkumist Afganistanist. 9 päeva hiljem riigi julgeolekunõukogu pressiesindaja rääkis vastupidi. Ja siis, milliseks kujuneb presidendi poliitika paari nädala pärast, kui pole kellegi aimu. Aga oma ministrite koosolekul Trump rääkis Afganistanist. Ma tõlgin otse tema ütelust ja nii täpselt, kui ma oskan. Trump rääkis ministrite koosolekul. Venemaa oli Nõukogude Liit. Afganistan tegi sellest Venemaa, sest nad läksid pankrotti sõdimisega Afganistanis. Venemaa oli Afganistanis, sest terroristid läksid sealt Venemaale ja Venemaal oli õigus olla Afganistanis. Probleem oli selles, et oli raske sõda ja nad läksid sõna otseses mõttes pankrotti. Siis hakati neid nimetama Venemaaks ja mitte Nõukogude Liiduks. Teate, palju kohti, millest nüüd loete, pole enam osa Venemaast, just Afganistani pärast. Palun saage aru, et minu eesti keel pole ideaalne, aga palun saage ka aru, et Trumpi inglise keel pole alati arusaadav. Ma andsin endast parema, et seda tõlkida, aga igaks juhuks siin on Trumpi ütluse tekst, mida võite ise lugeda ja ma loen seda veel inglise keeles ka. Russia used to be the Soviet Union,
Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. The reason Russia was in Afghanistan was because terrorists were going into Russia. They were right to be there. The problem is it was a tough fight and literally they went bankrupt. They went into being called Russia again as opposed to the Soviet Union. You know, a lot of these places you are reading about now are no longer a part of Russia because of Afghanistan. Presidendi sõnad kostavad väga kummalisena. Washington Post kirjeldas seda juttu veidrana. New Yorkeri ajakirjanik Susan Glasser lisas, et igal pool on kuulda ajaloolaste nuttu. Poliitika suhtes Nõukogude Liidu sissetung Afganistani oli laialt hukka mõistetud Ameerikas ja ka lääneriikides. Idee, et Ameerika president ütleks, et Nõukogude sõjaväel oli sissetungiks õigus, on lihtsalt segane. Eriti segane on, kus kohalt president sellise ajaloo arusaamise sai. Sellist põhjendust pole olemas Ameerika ajalooraamatutes ega ka ajakirjades. Hea oleks teada, kes mängib ajaloo õpetaja rolli Ameerika presidendile. Pole väga tõenäoline, et ta seda kusagil luges, sest ta pole raamatute lugeja. Pole tema nõunikude hulgas kedagi, kes sellest mõtet edastaks. Ja Fox uudisteagentuur, kus Trump saab palju oma informatsiooni, ei pühenda iialgi saateid president Carteri aja Nõukogude poliitikale. Washington Posti Glenn Kessler aimas, et need Afganistani ütlused peegeldavad telefonijuttu Putiniga. Ja see mõte ei vii metsa. Mõned nädalad tagasi Venemaa valitsus avaldas ametliku resolutsiooni, mis kaitses Afganistani rünnet. Varasemalt on Vene valitsused tunnistanud Afganistada traagiliseks veaks, aga Putini valitsus, mis käsitleb Nõukogude Liidu kokku varisemist kui maailma ajaloolist tragöödiat, proovib õigustada erinevaid Nõukogude kuritegusid. Avalikult Trump ja tema valitsus varjab koostööd Putini Kremliniga. Presidendi kampaania algusest Trump varjas, millised ärihuvid tal on Venemaal. Kuigi ta avalikult palus Venemaa abi Hillary Clintonilt häbistada kadunud e-mailide paljastamisega, tänapäevani kiidab ta oma üleskutset naljaks. James Comey, endine FBI direktor, ei võtnud Trumpi üleskutset naljana ja alustas uurimise presidendi kokkumängust venemaalastega. Kui Trump vallandas Comeyt, et uurimist tühistada, määrati Bob Mueller eriprokuröriks, kes edasi uuris presidendi ja Kremli kokkumängu. Muelleri report avaldati mõned kuud tagasi ja vabariiklased ja demokraadid vaidlevad selle tähtsusest ja asjakohasusest. Mida tavaliselt jäetakse vaidlusest rääkimata, on see, et FBI kaasati eriprokuröri uurimises, kasutades kõike FBI ressursse, seal hulgas vastuluure ressursse. Vastuluure uuringute tulemusi pole kusagil veel avaldatud. Ja on võimalik, et vastuluure tulemused jäävad pikemaks ajaks salastatuks. 2 põhjusel. Üks põhjus on mitte paljastada vastuluure allikaid ja meetodid, ja teine põhjus on see, et Trump on valitsusasutuste ülim juht ja nii julgeolek kui justiitsministeerium on tema käsutusel ja nende tegusid on presidendil võimalik piirata. Trump on juba julgeoleku uurimisi piiranud sellega, et on vallandanud kõige kogenumad ja edukamad FBI julgeolekuametnikud, sealhulgas FBI vastuluure ülem Peter Strzok, kelle juhtimisel arreteeriti 2010. aastal 10 Vene spiooni, kelle hulgas oli ka kurikuulus Anna Chapman. Samuti vallandati FBI'st Bruce Orr,
kelle ekspertiis oli Vene maffia tegevus USA's. Uurimised olid nii edukad, et temale anti $28,000 preemiat ja palgatõusu oma uurimiste eest. Hiljuti Trump määras justiitsministriks mehe, kes kaitseb presidenti kõikidest kahtlustustest ja süüdistustest. Aga pole karta, et uurimised katkevad. Suure riigi aparatuuris on neid, kes riigimehelikult edasi töötavad, isegi siis, kui nende töö nõuab presidendi telefonikõnede pealtkuulamist. Ja sellist pealtkuulamist on vaja, sest valitsusel pole muud meetodit, millega saada teada, mida president võõrriikidega kokku lepib. G20 miitingul Osaka, Jaapanis Trump järjekordselt nõudis salajast kohtumist Putiniga. Mõned päevad hiljem ta kohtus privaatselt Põhja-Korea diktaator Kim Jong-uniga. Viimasel miitingul olid tema kõrgemad nõunikud tütar Ivanka ja tütre abikaasa Jared Kushner. Riigi julgeolekunõukogu direktor oli sel ajal saadetud Mongooliasse, et informatsiooni miitingust ei lekiks pressile. Kui Ameerika president oma meeskonna liikmeid ei usalda, siis on vaja kahtlustada, kellega ta koos mängib. Ja riigi kaitsjateks jäävad ainult vastuluure personaal.